Terminali energia puhul oleme rääkinud juba sellest, kuidas kasutada riigi rahastust laadimistaristu väljaehitamisel. Täna aga tutvustame lähemalt, millist kodulaadija tüüpi Terminal energia pakub. Tegemist on Easy laadjaga. Easy on Norra tootja ja nad toodavad neid laadjaid juba 8 aastat ja neid on müüdud üle maailma ligi 1 miljon enim müüdud kodulaadja. Mis selle laadjaga võib-olla natukene eriliseks teeb, on just päikeseenergia pealt otselaadimine. See sobitub absoluutselt kõikide päikeseenergia paneelidega ja inverteritega, et ei ole vahet, mis firma siis tooteid sa kasutad, et töötab kõikidega. Et kasutus on väga lihtne. Sul on laadjarakendus, laadjarakenduses valid, et soovid laadida ainult kasutades päikeseenergiat ja siis meil on dünaamilise koormusjuhtimise seadmed, mis siis loevad tootlikkust ja suunavad selle tootlikkuse laadimisse. Ja nii lihtne see ongi. Siis lisaks sellele funktsioonile on siis, kui päikesepaneel ei ole, eks ju, saad otse võrgust laadida või siis kasutada päikesepaneelidest toodetud energia ülejääki, saad kasutada laadimisel ära ja siis puuduva osa saad võrgust juurde võtta. Peakaitse siis kodus peab olema vähemalt 16 amprit ja 3 faasi. Ja kuna tegemist on ikkagi võimsama laadjaga, siis on oluline paigaldadagi need 2 seadeldist, et dünaamilise koormusjuhtimise arvesti, mis siis reaalajas jälgib maja kogu tarbimist ja kui samal ajal toimub laadimine, siis ta balansseerib maja ja laadimise tarbimist, ehk siis alati prioriteediks on maja tarbimine. See välistab tegelikult selle probleemi, et peab amprid juurde ostma, mis on kallis ja teine asi on see, et me saame oma liitumisvõimsusest nagu maksimumi välja võtta, kogu selle potentsiaali ära kasutada. Laadijad on oma disaini poolest väga kenad, erinevat värvi korpusega, neid on lihtne paigaldada. Ka antud laadijaga on võimalik kõigi sõidukite laadimine. Laadja sobib nii pistikhübriidile kui ka siis täiselektrilisele autole, et selles osas vahet ei ole. Laadimisprotsessi on võimalik igal ajal kontrollida mobiilirakenduse kaudu. Vahetusel teha korrektiive. On levinud arusaam, et kodulaadijat polegi vaja, sest elektrisõidukiga on reeglina ju laadija kaasas. Pardalaadja või siis reisilaadja, et selle kohta ma ütleks niimoodi, et tegemist on nagu rehviparanduskomplektiga. Et kui sul on tõesti häda käes on ju, või sa kuskil näiteks lähed ööbima, sul ei olegi võimalik kuskil laadida, kui sul on natukene ikkagi vaja on ju, siis see ongi mõeldud tegelikult selle jaoks. Igapäeva kasutuseks ikkagi ta ei ole mõeldud, sellepärast, et see liin, kus ta toite võtab, see pistikupesa, see on pideva koormuse all, aga nad ei ole mõeldud selle jaoks, et see liin oleks 25-30 tundi pideva koormuse all. Laadimiskiirusest selle pardalaadja või avariilaadja, reisilaadja korral on niimoodi, et kui meil on aku 58 kWh, see on pigem väiksem aku, siis ma laen seda 10%-lt 80%-ni, ma laen seda 30 tundi. Samal ajal, kui ma laen kodulaadjaga, siis ma laen seda kuskil 6 tundi. Ehk siis ma panen öösel südaööl näiteks laadima ja hommikuks ma laen see 10-80% laen kenasti täis. No kui näiteks mulle tuleb keegi külla elektriautoga, kas ma saaksin ka tema autot laadida ja siis pärast võib-olla selle arvega kuidagi niimoodi ikkagi jagada, et tema maksaks selle asja eest kõige? Ja, et hästi palju küsitud, et mis siis saab, kui sõber tuleb külla, eks ju, et tegelikult me oleme selle murega ära lahendanud siin, et seesama sõber tegelikult saab ka äpis maksta, ehk siis tegelikult on viipega tegemist, et kas siis mobiilirakenduses on ju, või kui ta on terminali klient, tal on terminali maksekaart on ju, siis ta saab kasutada seda ja siis maksab otse oma laadimise eest. No praegu siin vaatan on messil väga hea pakkumine väljas selle laadi jaoks, et kes messile ei jõudnud ja messi seda ei näinud, siis meie saade on ka pärast messi siin praegu eetris just, et kas see hea pakkumine kehtib ka natukene kauem? See pakkumine kehtib nüüd kuu lõpuni ja sisestades meie sooduskoodi kodulehel, siis automaatselt rakenduvad need soodustused. Et hetkel on soodustus siis seadmetele ja paigaldustöödele, küll aga kui oled terminali energiapaketiga liitud,
siis saad laadijalt endalt ka veel lisasoodustust, kas 10-15%, ehk siis tegelikult sul on võimalik saada absoluutselt kõikidelt vahelikelt komponentidelt soodushinda. Et see dünaamilise koormusjuhtimisarvesti, laadija ja paigaldustööd. Nii kodu kui ka suuremate ühistute laadimisjaamu ikka põhimõttel võtmed kätte saab küsida juba Terminal Energiast.